3. novembril ilmus Delfisse lemmikloomasektsiooni südantlõhestav pilt ja 2-lauseline artikkel. Fotograaf Francis Perez sattus peale traagilisele vahejuhtumile, mille käigus vaal hairünnaku tagajärjel saba kaotas. 20 aastat veeloomade pildistamisega tegelenud Francis Perez oli tunnistajaks rünnakule, kus haiparv rebis vaalalt saba ning see ülejäänud mereloomadele söögiks sai. Kuulsin vaala kui tema perekonna karjeid, kui nad teda haide eest kaitsta püüdsid. See oli mu karjääri kõige kurv moment, tunnistab mees. Delfis kirjutatakse päevas 10 artikleid, mis on sisukamad ja asjakohasemad kui see siin. Miks ma siis sellest spetsiifilisest artiklist räägin? Just selle tõttu, et see pole sisukas ja see pole asjakohane. See on ideaalne näide mõttetust. Tähendab raisatud artiklist ning nii infovaesest, et seal kirjutatud saab kohe valeks pidada. Pilt ütleb rohkem kui 1000 sõna, kuid siiski on need vaataja sõnad ning vaatajad võivad valesti asjadest aru saada ja valesti asju kirjeldada. Selle jaoks ongi artikkel ise, kuid 2 lauset selgelt ei kirjelda palju. Ning kui kommentaare lugeda, kuuleb hoopis teist lugu. Kommentaarides räägitakse propellerist, mitte haidest, ning erinevalt artiklist olid seal ka viited. Nii naljakas kui see ka poleks, on mõlemal, nii Delfil kui kommentaatoritel õigus. 2019. aasta juunis migreerus perekond Grindasid. Need on delfiinid, mitte vaalad, seega nii kommentaatorid kui Delfi eksid sellega, migreerisid põhja poole. Kanaari saarte juures oli kokkupõrge ühel pojal kaatriga. Me ei tea millal ja me ei tea millise kaatriga, kuna migreeruv perekond avastati mõnda aega hiljem Hispaania rannavalve ja mereteadlaste poolt. Selleks hetkeks oli haiparv juba Grinda perekonda ründamas. Isegi pildil on näha hai hammustusi. Haid olid päris ja need naljad, et fotograaf ei saanuks seal ellu jääda, on küll naljakad, kuid absurdsed. Haikalad ei ründa inimesi ega terveid loomi, kes on nendest suuremad. Vererõhn tõmbab neid ligi ja siis jahiinstinkt. Igal juhul seda osa loost Delfi ei rääkinud. Haikalad ründasid perekonda. Perekond ja vigane delfiinipoeg tegid tõesti väga kurba häält ja hai rünnaku käigus kaotas see õnnetu poeg oma saba, mis siis tõesti ülejäänud loomadele toiduks jäi. Sellega pani Delfi täppi. Järgnes valus agoonia. Delfiinipoeg proovis oma esiuimedega ujuda, kuid ei suutnud. Seda nähes otsustati, et eutanaasia on ainuke võimalus. Grinda tõmmati veest välja, pandi narkoosi alla ja lasti vaikselt õhukees ära lämbuda. Kogu see lugu on väga kurb. Üks loom kannatas nädalaid ja tema perekond koos temaga. Olgugi, et Grindad pole looduskaitse all, ei vähenda see seda tragöödiat. Ning see on küllaltki tavaline lugu ka. Iga kuu saab üks vaal või delfiin laevalt tabamuse ja enamus neist aeglaselt ja suurtes valudes ka sureb. 20% kõigist hukkunud merekilpkonnadest on näiteks samuti laeva kokkupõrke tagajärjel surnud. Seega, selline lugu ja sellest räägiti nii. Kas artikkel valetas? Ei. Kuid tõeks seda pidada ka ei saa. Kui kirjeldada sõda 2 lausega, et 200 meest suri kuulihaavadesse ja väga kurb oli, kas seda saaks pidada informatiivseks? Kas selline näide annaks üldse reaalset informatsiooni edasi? Sellist näidet saaks isegi pidada infomüraks. Info peitmiseks poolikute artiklite taha. See artikkel siin sellesse kategooriasse kindlasti ei kuulu. Kõigepealt see informatsioon on väga vana, üle aasta vana. Artikkel on lühike ja otseselt ei valeta. Sellel artiklil on vaid üks eesmärk, saada kedagi selle peale vajutama. Ja see pilt, see provotseeriv pilt sunnibki sind selleks. Ma kujutan ette, et Delfis oli vaikne päev. Midagi polnud kirjutada, mingist päevanormist hakati maha jääma ja oli kiiresti vaja genereerida kuhjaga kuvamisi.
otsiti mingi ärritav pilt, mis garanteeriks inimeste tähelepanu ja saadigi mingi kvoot täis. Meediaväljundi edu ei iseloomusta informatiivsus, vaid see, kui vajutatakse artiklite peale. Ainus põhjus, miks artikkel peab informatsiooni sisaldama, on inimeste hoidmiseks ja usalduse säilitamiseks. Inimesi saab hirmsa pildiga petta, kuid kui seda liiga tihti teha, siis inimesed saavad sellest aru ja ei lase selle enam juhtuda. Probleem seisneb inimestes endis. Inimesed on laisad. Nad ei uuri ja lepivad poolikute vastustega. Me oleme paradoksaalsed. Me oleme infonäljas ja infost tüdinenud üheaegselt. Ning ma ei saa Delfile mitte midagi ette heita, kuna nemad teevad vaid seda, mis on loogiline ja mida rahvas tahab. Õnneks on see artikkel siin ohutu. Mitte midagi ei muutu ega juhtu sellest, et me teame valesti, mis 2019. aasta suvel ühe delfiiniga juhtus. See on rohkem nagu raisatud võimalus. Oleks võinud kirjeldada selle näitel, mis on suurem probleem. Kuidas iga kuu sureb üks vaal ja delfiin laeva kokkupõrke tagajärjel. Ja muidugi mida teha, et nii ei juhtu. Ning muidugi mida on tehtud, et seda enam ei juhtuks. Ma tahaks ka väga teada meie enda Eesti mereteadlaste käes, kui tõsine on probleem meil, siin. Mul pole õrna aimugi, kuidas ja kui tõsiselt meie laevaliiklus Läänemerel ja järvedel kalu, hülgeid ja linde mõjutab. Ning kui see mõju on negatiivne, mida ma teha saaks, et see mõju vähendada? See mõju on olemas. Loomade liikumine on mõjutatud sellest, eks ole. Kindlasti on kokkupõrkeid, aga suurem mõju, info puudub. See ei peaks olema pikk artikkel, kuid selle kasu Delfile ja lugejale oleks väga suur. Me elame naljakal ajal. Informatsiooni ei otsita, vaid sorteeritakse ning kahjuks enamus inimesi ei oska informatsiooni sorteerida. Ja see muudab meie praeguse meediasüsteemi ja selle puudujäägid ohtlikuks. Selline poolik, kuvamistele orienteeritud artikkel on ohutu. Ohtlikud on hoopis valeinformatsioon, propaganda või väänatud tõed. Neid on palju alternatiivmeediakanalitel, kuid mõni eksib Delfisse ja peavoolumeediasse, kus need tekitavad jubedat kahju, levitades müra, polariseerides ja inimesi lukku pannes. Ma pole meediat õppinud ja kõik selle video lõpus on rohkem nagu minu arvamus kui tõde. Kuid mul on plaanis kunagi tulevikus midagi põhjalikumalt meie meediast ja infomürast rääkida. Esialgu tegelen ma küll valeinfo ümber lükkamisega ja jätan suurema pildi rahule. Järgmise videoni.